Abortidebatt on üks kõige tulisemaid debatte üldse. Et Jubilee korraldas just arutelu, kus üks progressiivne abordipooldaja naine nimega Naomi väitles 20 abordivastase aktivistiga. Aga selle debati juures polnud kõige hullumeelsem mitte see, mis toimus debati ajal, vaid hoopis see, mis juhtus pärast seda. Videos, mis on nüüd väga kiiresti levimas, jagab Naomi oma kogemust. Ja ausalt öeldes on see ilus. Te võite Naomi mäletada sellest suurepärasest debatist Charlie Kirki vastu, kus ta põhimõtteliselt hävitas Naomi. Sellest räägime kohe, aga kuulate, mida Naomil oli öelda. Ja põhjus, miks see nii oluline on see, et teate mis? Sellest räägime kohe. Ma pidasin debatti 20 elupooldaja naisega ja pärast debatti juhtus midagi üsna hullumeelset. Kogu asi oli väga intensiivne kogemus. Saate seda näha sel nädalavahetusel Dr. Taffi saates. Aga kui olime lõpetanud, siis vestlesime, naersime, tegelikult oli väga hea õhkkond. Ja need naised ütlesid, muide, meil on sulle kingitus. Ja nad ulatasid mulle ümbriku. Nad olid kokku pannud raha, et aidata mind minu eelseisva kolimisega. See on nii sügav lahkuse avaldus. See pani mind hetkeks peatuma. Jah. Ja see peaks panema kõiki hetkeks peatuma, sest just selliste hetkede nimel ma internetis elan. Me oleme oma vaidlustes nii ära unustanud, et klaviatuuri taga on päris inimesed, kellel on päris arvamused. Ja see, et elu pooldav liikumine on muudetud millekski, kus naised ei hooli teistest naistest ja hoolivad ainult teaduslikest faktidest ja kes tegelikult ei ole üldse kaastundlikud inimkogemuse suhtes, on nii eksitav. Sest need elu pooldavad naised, keda mina tunnen, on ühed kõige imelisemad naised, kes hoolivad väga sügavalt ja siiralt sellest, mida tähendab olla ema, olla naine, saada laps, ellu tuua uut elu. Ja ausalt öeldes ei esinda abordi pooldav liikumine seda paljuski. Aga kui sa vaataksid internetis, siis sa ei näeks seda, sest sealne propaganda püüab jätta muljet, et kui sa oled abordi pooldaja, siis hoolid sa tegelikult naiste õigustest. Tead küll, et ta päästab ja kaitseb ennast ning hoolib oma kehast rohkem kui kõigest muust. Ja see video on lihtsalt meeldetuletus sellest, kui sageli hoolivad elu pooldavad naised siiralt ja sügavalt teistest inimestest. Ja seda on näha tema silmades. Kui oled pidevalt poliitilises ruumis internetis, siis vahel võib juhtuda, et jääd kinni surmaähvardustesse, halvasti sõnastatud vihakommentaaridesse, kohutavasse seadusandlusse ja maailma allakäiku. Näiteks minu uudisvoog on täiesti sassis. Lihtne on unustada, et mitte kõik, kes sinuga ei nõustu, ei tee seda sellepärast, et nad tahavad sulle halba. Ja lihtsalt sellepärast, et me ei ole ühel meelel, ei tähenda, et me ei võiks üksteist armastada ja seda näidata. Aga ma eksisin. Ma ei ütle seda enam kunagi avalikult. Aga see on tõsi. Inimesed võivad minuga mitte nõustuda ja olla siiski lahked ja ilusad. Aitäh teile, daamid, et mulle seda meelde tuletasite. Aitäh, et te seda kehastate. Ja aitäh, et aitasite mind minu raskel ajal. Muide, ma ei ütle seda ainult sellepärast, et nad mulle raha andsid. Tahtsin seda jagada, sest ma arvan, et see on tõesti armas. Ja ma arvan, et see on midagi, mida tasub jagada. Aga isegi kui nad poleks seda teinud, oli see ikkagi kõige lugupidavam arutelu, milles ma kunagi osalenud. Ja kuigi minu arvamused pole muutunud, austan ma teid kõiki inimestena väga. Mul on hea meel, et sain kuulda teie vaatenurki ja paremini mõista teie uskumusi. Ja ma olen tõesti šokeeritud ja nii õnnelik, et me leidsime ühisosa ühe kõige vastuolulisema poliitilise teema arutelus. Nii et aitäh teile veel kord kõige eest, tõesti. Armastan teid, kallid. Ma mõtlen, kas ma võin lihtsalt öelda, et see peab olema üks mu lemmik hetki internetis, sest see on nii oluline meeldetuletus. Esiteks, tunnustus ja kiidus talle, sest ta oleks võinud selle loo täiesti enda teada jätta, kuna see tegelikult tõestab midagi, mida ta ise võib-olla ei tahagi tõestada. Aga see on nii tõsi, et suletud uste taga ja päris elus on inimesed ausalt öeldes palju paremad, kui nad internetis paistavad. Ja kui sul on kaks inimest, kes on tuliselt vastandikel seisukohtadel, siis sageli on see sellepärast, et mõlemad jagavad tegelikult sügavat kirge ja hoolivust. Nad lihtsalt ei ole ühel meelel strateegiate, taktikate või lähenemisviiside osas. Ja need inimesed võivad sageli olla ühel lainel paljudes teistes asjades. Ja see on nii kurb, et meie ühiskonnana unustame selle ära. Vaata, mul ei ole illusioone. See ei ole normaalne. See ei ole tavapärane käitumine. Ja ma ei arva, et üks pool oleks teisest parem. Aga see, kui üks pool tunnistab, et teine pool on tegelikult lahke ja tore ning teine pool mõtleb tõesti midagi lahket ja toredat oma vastaste heaks teha, on midagi, mille me ühiskonnana oleme ausalt öeldes lihtsalt unustanud. Nüüd, ma ütlesin sulle, et me vaatame seda hetke, kui ta vaidles Charlie Kirkiga ja sai täielikult hävitatud, sest olgem ausad. Ma tõesti arvan, et abordi pooldajate debatt on tõeliselt hirmutav ja kurvastav ning ausalt öeldes õõvastav minu jaoks inimesena, kes tõeliselt armastab lapsi ja beebisid. Ma ei saa sellest üldse aru ja mul on selle kohta oma arvamus.
aga sellegipoolest see on lihtsalt meeldetuletus, miks me võitleme oma õiguste eest, miks me võitleme inimlikkuse eest. Ma mõtlen, läheme asja juurde. Ma võin sellest pikalt rääkida. Ausalt öeldes tõde on see, et kui sa kuulad mõningaid abordi pooldaja argumente, siis need ajavad mind natuke iiveldama. Ma ei tea, isiklikult, kui sa minult küsid, ma mõtlen, kuula, mida see naine ütleb. Kas sa mõistad vanemad hukka, kes otsustavad nii teha? Sest kui sul endal pole kunagi last olnud, siis see on sinu poolt uskumatult tundetu. Kes otsustab seda teha. Aga see, või sa oled osariigis, kus beebi. Kui sa oled osariigis, kus erandid pole, siis see ei ole valik. Naised, kes sünnitavad lapsi, kes kindlasti surevad, ei saa enam valida. Ma ütlen sulle, mis mulle nende debatiklippide juures väga huvitav tundub ja me võime neid kõiki korraks vaadata. Vaata seda osa korraks. Ausalt öeldes, ma ei taha kõiki neid abordivaidlusi üle vaadata, sest need ajavad mind veidi iiveldama. Ja ma tegin vea. See ei olnud Jubilee vaidlus, see oli Taffi oma. Las ma ütlen nii, see on Taffi saade. See ei ole Jubilee, aga see on sama tüüpi asi. Nad teevad selliseid vaidlusi ja sa peaksid neid vaatama, sest ausalt öeldes on seal palju erinevaid hetki, kus minu arvates oli argument üsna ilmselgelt ühe poole kasuks võidetud. Hilises staadiumis abort on hullumeelne, mitte need, kes seda toetavad. Ma lihtsalt arvan, et kogu see teema on veidi imelik ja kummaline, et me sellest üldse räägime, aga see on vestlus mõneks teiseks korraks. See video räägib inimlikkusest ja sellest, kui tore on näha, et inimesed saavad üksteist tegelikult toetada ega jää lihtsalt vaidluste vastikusse keerisesse kinni. Ja aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörata.